summer. I feel like summer. I feel like summer. You can feel it in the streets on a day. So guys, not to spend too much time, just like couple of slides about game model, just like to focus, and I will show you just like what can happen like in terms of one central midfielder jumps out, how we're gonna defend. This feel like summer. I think what you saw, all these emotions are just because of this fucking word effort. The outcome of the game, we cannot control this. We will give everything, but effort we can control. So we go on the pitch, we put everything there, all energy, all effort, and we go with positive result. Come on! Slow down. Men who made machines that want what they desire. Parents trying to tell the children, please slow down. Slow down. I know. Like I always say, every centimeter and meter counts. Beat your own opponent. Is it in defense or in offense? Be as a fucking team. Effort on the pitch. I want to see everyone like suffer for each other, like help each other, stay positive and enjoy. Enjoy. This is Europe. We fight for this all years. Like 1 year you waited for these games. You have so much success behind you. Believe in yourself and go for the result. Come on! Everybody there? Marcao! Ja kui 10 oleks natuke rohkem see ongi see moment. ei kaasa äärekaitse peal mängu. See on lihtsalt nagu progressioon. You wanted to put the long ball behind or? Yeah, ma saan aru. Behind the second. They only search this progression vertical. We must to show more balls. We must to be stronger. We must to be more prepared. Just focus 45 minutes, score for us, no stupidity behind. Keep the ball, more possession with the ball, don't hurry up. In one moment we will have the progression. When we have the progression, again, try to more shoot. Now the wind is on our side, more shoots on the goal, okay? Come on! More look. Just keep it better more. Sometimes you need to drop it, okay? Because then the center back need to follow. If you don't follow, you will low. Okay? Don't go too. Hey, here. Come here, guys. ¡Intenso, Blanco!
home with a win. Congratulations for the win. It's very important to come here with like 3, let's say, points back home, because at home will be a different game. Well done for the win. Really appreciate it about everything what we did today on the pitch. The most important at the end that we won. Okay? Well done. Ründaja Robbie Saarma Gibraltarilt, tuuliselt Gibraltarilt väärt 3-2 võiduga koju. Täna eriti hea resultatiivsus sinu enda poolt, 2 väravat, 1 väravasööt. Proovi oma sõnadega kogu see 90 minuti vältel toimunud mäng kokku võtta. Ma arvan küllaltki võitluslik mäng, et me ootasime seda. Me ootasime võib-olla isegi veidi tehnilisemat tiimi, kuna nad on paljud Hispaania päritoluga ja siis tuli võib-olla natuke teistsugune mäng, mida ootasime, aga ma arvan, me saime alguse nagu hästi käima. Siis peale väravat võib-olla natuke muutusime mugavamaks ja nad lõid seal poole ja peaaegu lõpus lõid 1 tagasi. Aga siis suutsime jälle poole jälle minna 2-1 eduseisus, et see andis nagu enesekindlust. Ma arvan, et teine poolek tulime natuke võib-olla selle hoidmise mõttega välja, et ei julgenud võib-olla nii palju enam riskida või kuidagi vajusime ära. Ja siis muidugi see nende teine värav oli natuke õnnetu ja siis oligi võib-olla väike närv sees poistel ja oligi raske hetkeks, et ma arvan, et lõpuks see lõpupenalti andis nagu natuke enesekindlust Eestisse tagasi mõeldes, et seal tuleb kindlasti natuke teistsuguse mäng, et oma muru, oma fännid, oma riik, et seal kindlasti mõnus. Oled nõus, et esimese poolaja mängumootori voolavus asendus teise poolaja natuke see topavama matšiga. Oli näha teie enda nägudes ka, et eriti häid selliseid lahendusi ei tulnud ega tulnud. Kas see oli tuul või mis see oli? No eks see ilm ole ka siin natuke teistsugusem Eesti ilmast, et paar lisakraadi hästi tummin õhk, et täna võib-olla see tuul isegi meid natuke päästis, et ei olnud nii raske kui siin eelnevatel päevadel trennides, et jah, ma ei oska täpselt öelda, millest see tingitud on, et teine poolek selline rohkem võitluslikum tuli, aga eks euromäng mõnel poisil võib-olla esimene isegi, et tuleb ette. Hüva, kiidame sind tänase esituse eest ja laseme koju ära, teeks asjale. Kova, 3-2 võit Gibraltarilt, kergelt ei tulnud, aga ta tuli, see on oluline, läheme koju edu seisu pealt nädala pärast Pärnus kohtume sama tiimiga uuesti. Mis olid need võtmemomendid, täna määravaks said selle osas, et me suutsime tegelikult mitu korda tulla ise sellest viigiseisust tagasi ja võita selle matši ära? No ma arvan, et võtmekoht oligi nagu tahtmine. Mulle meeldis, et viimased minutid me ka nagu üritasime ikka nagu võita mängu, mitte hoida seda 2-2 viigiseisu. Et esimese poolaega ma arvan, võime rahul olla, et tekitasime hästi palju momente, üks hetk isegi võisime nagu 2-0 ette minna, aga õnnetu standardi värav natukene murdis meid, samas nagu läksime jälle juhtima, mis oli positiivne, aga tundus, et teisel poolajal hakkasime liiga palju mõtlema selle seisust. See 2-1 oli seis ja hakkasime riskivabamalt mängida ja mulle see nagu eriti ei meeldinud. Me peame seda nagu kindlasti parandama teiseks nagu mänguks, aga ma arvan jällegi, kui me räägime võtmekohtadest, siis oligi nagu see tahtmine. Plus siis mulle ka meeldisid nagu vahetused, kes tulid nagu väljakule. Ma nägin kõigedes nendest midagi ekstra, et tavaliselt see ei ole selline nagu tavaline juhtum. Aga nüüd nagu seekord kuidagi läks niimoodi täppi, et iga üks, kes läks nagu vahetuses, ikka andis lisaenergiat ja lisakäiku rünnakus ja kaitses ka. Et mulle see väga meeldis ja lõppkokkuvõtteks võib-olla nagu viik oleks, ütleme, aus tulemus, aga ma arvan, me ka väärisime seda võitu ja minu hinnangul me olime nagu parem meeskond väljakul. Fakt on see, et vastasest, nagu eile ka rääkisime, oli väga vähe teada. Ehk et väga raske on panna platsile ilmselt koosseisu, väga raske on joonistada sinna koosseisule mingisugune plaan ette, mida platsil teha. Tunned sa aga selle nii-öelda pimesi minemise pealt, et suudeti mängida seda joonist, mida sa neile meestele ette andsid täna? Kusjuures ma arvan, et ainuke üks asi, millega nad üllatasid meid, oli formatsioon, et me eeldasime, et tuleb 4-4-2. Kaitsevam, meil pigem tuli 4-3-3 ja selline nagu ründavam ja pidime muutma, ütleme, oma kaitseformatsiooniga, kuigi nagu see olnud raske. Aga üldiselt ma arvan, mis oli võib-olla see kõige suurem küsimärk on nende kvaliteet, mängijate kvaliteet.
et nüüd, kuna me teame, et mis on nende nagu tugevused ja nõrkused, on kindlasti nagu lihtsam valmistada teiseks mänguks, eriti nagu teades, mis individuaaloskused meil on üleval nagu, et me ei pea nagu kartma kõrget pressingut, sest ma ka ei näinud seal eriti palju kiirust üleval, pigem osavus, aga kiirust ei näinud, et nagu see annab meile ka lihtsalt käike, kuidas me suudame nagu domineerida ka kaitses. Aga üldiselt ma arvan nagu isegi need käigud, mis me valmistasime ette, esimesel poolajal toimisid, aga teisel poolajal, kui me läksime juba peale analüüsi, kus me andsime nagu käike meeskonnale, et kahjuks me ei realiseerinud need väljakul ja see on üks asi, nagu, mida me peame kindlasti teiseks nagu mänguks parandama. Suurepärane, aga pikemalt hetkel rohkem ei küsigi ja ei piina. Paari tunni pärast läheb lennuk Malagast tagasi Tallinnasse ja siis hakkab taastumisprotsess pihta ja nädala pärast neljapäeval näeme siis uuesti. Aitäh sulle poole! You can feel it in the streets on a day like this day. Päev siin Gibraltaril on jõudnud õhtusse, reis lõpule ja edukas jalgpallimatš samamoodi võidukasse sadamasse ära triivitud. Nädala pärast kohtume juba Pärnu rannastaadionil. Pileti levistab pileti, teie tulge aga staadionile, seal võtame meie Paide linnameeskonnaga üle ja pakume teile ühe toreda jalgpallielamuse. 16 euro eest või mis see meil iganes maksimumhind sellel piletil on, selle eest on elamust meie poolt lubada küll ja küll, nii et näeme nädala pärast. Aitäh, et olite meiega kogu selle Gibraltari reisi vältel ja loodetavasti teie toel läheme edasi teise ringi, kus siis võtab vastu meid AIK Stockholm. Ja siis juba vaatame, mida meile see Rootsi suurklubi pakub. Läinud aastast mäletame, et rootslased oskavad jalgpalli mängida küll, nii et äkki saame need vead ideaalis parandatud. Aga kõigepealt nädala pärast ehk et 17. juulil Pärnu rannastaadion 19.30. Näeme seal! Chance to slow